Tervitus, kiirus on eetris ja mulle tundub, et esimest korda kiiruse ajaloos, mitte et see nüüd nagu tohutult pikk oleks olnud meie podcast. 9. episood. 9. episood, aga me oleme mandrilt ära tulnud, me oleme tulnud Saarele, me oleme Saaremaal, me oleme Kuressaares, Kanala Wings, siuke äge koht mere ääres, siin soovitan tulla. Kanala Wingsil oli 5. sünnipäev, me tulime külla, kinkisime ise ennast ja oma podcasti. Ja lisaks sellele siis oli meil siin ees platsi peal suurepärane Saare hobisõidukite siuke minikogunemine, et mehed küll arvasid, et sellel aastal nad kokku ei saa, aga siis andsime märku, et me tahame näha vähemalt paremikku sellest, mida Saarel on pakkuda ja seda nad tegid. Väga ägedad asju oli, väga ägedad asju oli. Aga et alguse jutt ei läheks liiga pikale, sellepärast, et meiega on ka legendaarse raadio kuulajad, siis hüppaks kohe nagu olulise info juurde. Jaa, Austria GP. Mitte, et see sissejuhatus nagu vähem oluline oleks. Jaa. Kanala Wings 5 ikkagi. Kanala Wings 5, aplaus. Jaa, Austria GP võitja, George Russell, no ei ole, ei näe siin kummagi silmi, ei näe kätemerd ja ei näe emotsiooni. Teine koht, Max Verstappen, selle hooaja parim tulemus. Ma olin väga, ma ootasin. Ma ei ole Maxi fänn, pole kunagi olnud. Mina olen. Aga temas on midagi erilist. Sellel aastal on tal olnud raske ja mul on hea meel, et ta on poodiumil. Ja me hiljem räägime ka, et miks see kõik nii-öelda nagu heas mõttes toimima hakkas. Ja kolmas Kimi Antonelli, kellel tegelikult oli pigem keeruline nädalavahetus ja tegelikult ma arvan, et kui me nüüd nagu kerime tagasi, siis muidugi ühe asja võime ka ära öelda, et see Ferrari hype, mis eelmine kord oli, see on nüüd läbi. Nagu... Ei, Ferrari hype oli hästi, vaata. Hamilton tegi 3 boksi peatust ja ta oli 5. Ja, aga kui suures nad läksidki selle sama strateegiga peale, räägime pärast sellest, eks? Räägime pärast, aga tegelikult tuleme päris algusesse tagasi, free practice ja... Paul Aron taaskord. 4 rõngast, ehk siis Audiga. Audi meeskonna eest teine selle aasta vaba trenn. Sai oma asjadega kenasti hakkama. Lõpuosa, kui pehme refiga peale läks, kiirete ringide osa. Oli siis nagu see koht, kus tegelikult auto ei toiminud päris nii, nagu ta oleks pidanud toimima. Oli seal sarnane probleem vist... mis olid Cadillac'i sõitjatel, Bottasel ja Perezel, eks ole, et auto kippus välja surema, nii palju vähemalt infot on tulnud, aga igal juhul taaskord oma töö viisakalt tehtud. Ja tiim ülirahul. Tiim rahul, ise igal pool pildis, et selles mõttes nagu Pauliga selles mõttes on praegu hästi. Aga kui räägime kvalifikatsioonist, siis ma arvan, et kvalifikatsiooni oluline hetk oli ikkagi Q3, kui Max Verstappen läks siis teist korda. Ma ei saa märkimata jätta, et te Kristjaniga sõitsite Saaremaal Audi Q3-ga. Ja, me sõitsime Audi Q3-ga, nii et meil oli nagu fingers crossed, et Audi sõitjad Hulkenberg ja Portoletto ka Q3 jõuavad, aga paraku seekord mitte. Aga ja, Max Verstappen tegelikult oli väga-väga hea soos, kuigi tuleb tunnistada, et alates vabatreeningutest ta ikka hädaldas päris palju. Ja ma ei kujuta ette palju tööd siis Red Bulli mehaanikud ja insenerid pidid kogu selle nädalavahetuse jooksul tegema, et see auto nii heaks lõpuks saada. Ja kui kuulata ka seda, et millised mured olid, kui palju tööd pidi tegema Max Verstappen, et üldse jõuda sinna, kuhu ta lõpuks terve auto vibreerib, kõik on halvasti, ta oli ikkagi selles mõttes kõike muud kui positiivne, aga toimis, sõitis väga korraliku, see on isegi mitte bankerläpp Q3, see oli nagu ikkagi selles mõttes nagu kindla peale minek, läks veel ühte tegema, sest Mercedesed olid kiired. Ja siis pushis natukene üle, kuigi kui suures tegelikult ta ei pushinud üle, seal oli mingisugune tehniline teema, et kas rear wing ei toimi, eks tagatiimi läid kinni või midagi sükest oli. No jah, aga ma jälle hüppaks kuidagi sinna, et ta sõitis üle nende võimete, mida tehnika pakkus. No võib-olla tõesti, jah. Ta oli kiirem kui see tagatiiva toimimine. Ja läks seina ja see oli suhteliselt kvalifikatsiooni lõpus. Ning Ferrari boksis olid juba kõik, kallistati, šampakorgid lendasid, tehti seda mõõgaga avamist ja siis tuli välja, et tara, George Russell. Ja George Russell väga oskuslikult. Ja korraks oli üleval õhus ka variant, et olid nagu topelt kollased lipud, mille puhul tegelikult tuleb ikkagi nagu jõhkralt hoogu maha võtta. Kui on üks kollane, siis tuleb selles piirkonnas lihtsalt. Ja seda ta tegi. Ja ta tegi õigesti ja kui mõelda seda, et vist kas 0,2-ga vist võitis või, et kui ta 0,2-ga võidab ja ta veel tegelikult korraks nagu tõstis. Ja seda oli kuulda tegelikult, kui meie pilt viidi siis George Russelli autosse korraks, ta lasi gaasi maha ja ma olin täpselt samas mõttes, et
pagan, ta pani mingi 0,255 või mingi sellise vahega Ferraridele, et kui ta poleks seda teinud, mis ta oleks siis olnud pool sekundit ringile kiirem. No aga siis ta oleks korranud Lando Norris eelmise aasta trikki, kus Lando oligi tegelikult teistest pool sekundit, see on lühike ring veel, mis on iseenesest tegelikult nagu Austria puhul nagu eripära ja midagi pole öelda. Selles mõttes nagu isegi kui ta meile kummagile ei meeldi, ma nüüd räägin sinu eest ka. Võid rääkida. Kui me räägime George Russellist, võib Margus rääkida, et ta ei meeldi. Aga noh, tegi targasti ja tegi hästi. Kimi Antonellile ei läinud nii hästi ja Hamiltonil läks veel kehvemini. Kimi noore ruukina. Ta oli kiire. Ta oli kiire, aga tema lasi hoo täitsa maha, kui see kollane lipp. See on ka selline asi, et mida ju tehti Monacos Alpini boksis. Oldi ka lõpuni targad ja julged välja ja saadi poodiumi koht ja täpselt niimoodi tegelikult selles võidusõidus käituda tulebki, et ja endale kindlaks, kas sa lähed all in või siis lepid millegi kehvemaga. Russell, see konkreetne olukord on ilmselt ainuke asi, mis mulle nädalavahetuses George Russelli juures meeldib. Sellepärast, et mulle meeldib, kui ükskõik missuguses spordis osatakse ülikiirelt otsustada, mõelda, millisekundite jooksul teha mingisugune strateegiline käik. Seda on vaja. Ta tegi seda ja ta võttis nii kuradi kindla võidu. Nõus. Kvalifikatsioonis. Ja, aga võistlussõit ise oli selles mõttes isegi natuke igav oli tegelikult. Kuigi mingid hetked seal olid, kus me nägime möödasõite, ikka Austrias legendaarne kolmas kurv, kus tegelikult on hästi huvitav, millega tegelikult Red Bull ju ei saanudki ka vabatreeningutes korralikult hakkama, et auto kippus, pöörded kukkusid alla seal. See on mäest üles minek ja siis sa keerad nagu paremale. Et see oli selles mõttes nagu nende murekoht, nad said sellest jagu ja see oli nagu see koht, kus me nägime möödasõiti ja natukene peale seda ka vanad sõbrad Hamilton ja Verstappen said taas kokku ja selles mõttes oli näha, et ikkagi tegelikult, et kui nagu Verstappen nagu kõikidest teistest sõidaks mööda, siis sellist vastupanu ei ole, aga Hamilton ikkagi niimoodi ajas nagu õlad laiali ja ütles, et kuhugi sa ei lähe siit väljast mööda. Ma ei jäta sulle ruumi. Ma tõmbaks üks korraks kopsud värsket tapniku täis. Nii. Ja siis läheks täitsa sõidustardi juurde. Mida me nägime, oli stardis see, et Russell lasti minema tegelikult, ütleks mina. No tegi hea stardi ja selles mõttes, et ega tuleb tunnistada, et seal Ferrarid olid ka nagu ikka, nagu stardis olid nagu piisavalt head, aga kuna seal selja taga, ma olen sinuga nõus, läks vaidlemiseks oma vahel. Ei, läks jälle selleks, et kes on number 1 punaste tiimis ja Lewis Hamilton tahab ilmselgelt seda tiitlit endale. Mul on selle kohta hiljem on nagu väga-väga hea selline, kui me meeskonnad eraldi läbi käime, et see on hästi huvitav tegelikult, mis nüüd juhtuma hakkab. Aga tõepoolest jah, et Russell sai kenasti minema. Tegi, ütleme nii, et puhas õpiku näide oli minu meelest kogu see sõit, et tegi õigel ajal rehvivahetused, tuli tagasi, strateegia oli saksa täpsusega paigas, Briti poolt ellu viidud, et see oli selles mõttes, mõnes mõttes see oli igav võit, aga George Russellile oli see tohutult oluline võit, kuivõrd Kimi Antonelli mäletatavasti Hispaania GP katkestas ja nüüd nendes kuumades oludes võis ka olla, et mine tea, et äkki tekib see sama probleem. Õnneks ei tekkinud mitte kellegil Mercedese mootori tarnijatest või mootori kasutajatest ja Russelli jaoks on nüüd nagu selles mõttes, kui me nüüd nagu hiljem räägime Ferraris, siis seal hakkavad natukene nagu jõujooned paika loksuma, aga praegu see oli nagu selles mõttes, kui me võtame George Russelli, see oli tema jaoks nagu eluoluline võit. Kui ta siit oleks nagu hävinud ja oleks näiteks, ma ei tea, Kimi oleks rohkem punkte saanud, siis see oleks, ütleme, pikas jooksus päris keeruline olnud. Et täna tegelikult Toto Wolffil, meeskonna pealikul, on nagu väga rahulik meel. Ta ei pea hakkama valima, et kes on ta lemmiklaps hetkel. Nad veel ei ole seda kohta välja hästi mänginud. Aga kui ma mõtlen üldise sõidukäigu peale, siis Cadillacid jäid meil hästi ruttu tee äärde. Kui pidurid läksid seal ühel põlema ja Sainz jäi stardisirgele mingi sõidu teises kolmandikus kuskil seal on ju. Aga kui kontaktide peale mõelda, siis põhimõtteliselt ainuke kontakt oligi see, kus läks Verstappeni ja 2 Ferrari vahel võiduajamiseks ja Verstappen ja Leclerc tegid õrna tatsi oma vahel.
ülipuhas võidusõit tegelikult. Kõik, mis siis 71 ringi on ju. Jah. Ja esimeses kurvis küll mingid korrad seal, või no esimesel ringil, Kimi Antonelli lasi pikaks, aga me hiljem saime teada, tal oli mingisugune piduritega jama, ta ei usaldanud. Ma saan aru, et nad said seda sõidu ajal paremaks, seal oli mingi balansi probleem, seal vajus pedaal nii-öelda pikaks või läbi, on ju. Aga see toimis ilusti kuidagi lõpuks ära ja me arutlesime ka siin sõidu ajal, et sul tekib ka see usalduse küsimus. Ja seda me nägime siis, kui tal oli vaja nii-öelda ka jõulist möödasõitu teha, ta ei läinud sedasi võitlema, nagu võitles Max. Ta ei saanud seda mängu mängides, ta ei saanud lõpuni kindel olla, kuidas ja kas need pidurid toimivad. Sest tõepoolest see lõpplahendus, mis siis oli tegelikult, et kui kõik olid oma boksipeatused ära teinud, eks, et siis oligi nagu olukord, kus ühest küljest Max Verstappen hakkas lähenema juba George Russellile, aga samal ajal oli teine Mercedes oli tal kukil, ehk siis Kimi Antonelli oli seal juba tegelikult nagu overtake mode'i tsoonis, ehk siis alla sekundi oli vahe. Et tegelikult see korraks nagu see teatav närvilisus lõppu nagu tuli, aga tuleb tunnistada, et ülekande kommentaatorid pigem nagu keskendusid sellele, kas Verstappen saab Russelli kätte, mitte selle peale, kas Kimi Antonelli suudab Max Verstappenist mööda sõita. See oli nagu natuke huvitav. Mis meil seal midagi sellist olulist ja määravat? Ühtepidi oli nagu... Ühtepidi oli põnev võidusõit, nagu oli palju siukest heitlemist ja võitlemist. Teistpidi, mis meil oli 2 virtual safety car'i vist, on ju? Et nagu mingisuguseid, sama asi, mis kipun ennast hetkel kordama, aga mingi suuri intsidente ja midagi sellist ei olnud. Karistada sai Fernando Alonso. Jaa, ma korraks isegi lõpus mõtlesin, et kui Alonso oli seal ringiga maha ja liidrite trio talle lähenes, et kas nagu vanameister, ega ta selles mõttes ta oli ka selline. Vaatab niimoodi peeglisse ja mõtleb, et teeb väikse nalja. See on see, mina sõidan. Ärge segage mind, mina sõidan. Kas need on niimoodi nagu neljarealisel maantel on pensionärid mopeedautodega või? Umbes nii jah, aga õnneks ta jah, mingisugust suurt jama selle tekitanud. Ferrari... Pigem nende taktika, kui ma nüüd Lewis Hamiltonist räägin, ei toiminud 3 boksi peatust. Nad üritasid ka virtuaalset turvaautot ära kasutada ja ilmselt ikkagi selles kuumuses, et Austrias oli ka mingisugune +30 vähemalt, rada tõenäoliselt kuskil 50 ringis, eks ole. Et see kindlasti sõi just refi päris kõvasti, et seal mõned Hamilton oli üks, kes tegelikult vahepeal käis korra softiga väljas, eks ole, mis andis talle hästi palju võimalusi mööda sõita ja Ferrari poole pealt Charles Leclerc oli täna kuidagi nagu selline hale oli, et talt nagu ta nagu oli olemas, ta sai tulemuse, aga ma ei tea. See on ikkagi, ma vist olen siin podcastis enne seda maininud, et Charles Leclerc'ist kipub saama siuke David Coulthard, ainukene asi, et mulle tundub, et vaadates seda noormeest, siis ta tulevikus ei saa kommentaatoriks. Tema nii-öelda jutukus sellele ei viita. Aga kui nüüd McLaren, aga ma just tahtsin tegelikult ühe teise tiimi juurde jõuda. Kui keegi oli täna minu jaoks pettumus, oli see Alpine. Ja Alpine, kes tegelikult siin varasemalt on ikkagi punktidele sõitnud, olid 13 ja 15, eks ole, ja samal ajal Racing Bull Lawsoni ja Lindbladiga 9-10 viimased punktikohad, Audi 11-12, Portoletta ja Hülkenberg, eks ole, ja Verstappeni sellisest heale hoole andis kinnitus tegelikult ka teine sõitja, siis Isaac Hadjar, kes tegi väga hea esituse, oli 6 ja tegelikult see näitabki seda, et see upgrade'id ehk siis uuenduste pakett, millega tuli Red Bull Austriasse, oli, nende jaoks oligi nagu see, et kas see töötab või ta ei tööta. Cadillac tuli ka uuendustega. Nende jaoks ei töötanud. Nad olid nagu... Nad olid tulekustutiga. Väga suures hädas, aga tõepoolest, et Red Bulli jaoks uuenduste pakett töötas. Mersul oli pigem vähe, McLareni ka pigem vähe. McLareni puhul oli siis see, et kas nad tulevad ka oma Macarena tagatiivaga, aga see oli kaasas, aga seda ei kasutatud. Et lihtsalt oli vist esitiivaga nad mingisuguse väikse upgrade'i seal tegid, ehk et tegelikult oligi nagu see, et kõige suurem upgrade'i tegi Red Bull ja tundub, et seal majas hakkavad asjad nagu õigesse suunda minema ja muidugi Williams on ikkagi täiesti, me oleme mõlemad Raikoga ilmselt nagu need, kes ikkagi Williamsit heas mõttes fännavad, see on selline äge
kuidas me heritage ehk siis nagu see ei no see on see Ferrari, McLaren, Williams. Teised kõik on oma mingisuguseid nimesid ja eluolusid aastate jooksul püha kolmainsus, eks ole, ja tõepoolest täna tegelikult ongi nagu selline tunne, et ka noh, ka kuskilt siit käis jutt läbi, et nad tegelikult ilmselt juba vaatavad seda nagu B-spec autot ehk siis poole hooaja peal äkki tõmmatakse nagu kõik, noh me mäletame, et ega ta nagu hooajal, kus olidki nagu nii-öelda rongilt maha jäänud, et kui teised olid Elvas, siis nemad olid alles Tallinnas, nii et noh, nii on. Ja. Carlos Sainzist on kahju. Margus, kui ma tohin. Kuna me oleme Saaremaal, siis ma käin, esiteks muidugi ma käin Salmesaias, tervitame Tanelit, sulle maitseb majonees, ma tean. Ja, tšau, me tuleme läbi. Sõrve poole natuke mõni maja on üks Rootsi härrasmees, kes peab siukest vanavara majakest ja üks aasta, kui ma sinna sattusin, siis ma ostsin sealt täiesti juhuslikult avastan, lappan mingeid raamatuid, terve hunnik võidusõidu teemalisi raamatuid. Ma ostsin sealt endale Kege Rosperi, ma ostsin sealt endale Mario Andretti ja nüüd ma tegin ka 2 ostu, kuna minu Saaremaa oleku ajal oli sõber Andres Lellil sünnipäev, siis kuna tal on Damon Hilli raamat olemas koos Damon Hilli pühendusega, siis ta sai nüüd endale Graham Hilli raamatu ja sulle, sõber, ma kingin Juan Manuel Fangio raamat samamoodi sealt vanavara hoonest. Juan Manuel Fangio, 5-kordne F1 maailmameister ja temaga on juhtunud üks väga kurioosne lugu. 58 aastal äkki. Enne kui härra Castro hakkas Kuubat valitsema, siis kes iganes see valitseja too hetk oli, tema mõtles, et meelitame turiste, toome ameeriklasi palju ja tehti Kuubal mingisuguses linnas tänavarajal kas 2 või 3 GP-d, aga need Castro režiimi mehed otsustasid teisel Kuuba GP, et nemad teevad inimröövi ja nad röövisid ära Juan Manuel Fangio, kes 29 tundi oli röövitud ja teda tassiti mingisugusesse mitmesse erinevasse hoonesse, ta sai võidusõitu kuulata raadioteel ja nii edasi. Ja Fangio puhul ta on võistelnud Alfa Romeo, Maserati, Ferrari ja Mercedese eest ja kõigi nendega tulnud ka maailmameistriks. Ja ta minu meelest ühe hooaja pealt isegi vahetas kuidagi, alustas Maseratiga ja läks Mercedesesse üle või midagi sellist. Nii et mina ise pole veel lugenud. Ma loodan, et sa laenad mulle seda mingisugune aja. Ma kindlasti laenan, ma näitan sulle lihtsalt ühte ägedat pilti, kuna meil siin mõnda aega tagasi oli Monaco GP. See on muidu Nürburgring. Jah, nagu ikkagi hästi ohutu. Ja Monaco oli siin ka, ma leian selle kohe ülesse. See nägi välja siis niimoodi. See oli võidusõit, see oli see aeg, kui mehed võtsid prillid eest ära ja siis olid siin ülejäänud oli mingi rehvipuru ja asjaga täis. Igal juhul aitäh, kallis sõber. Aga lähme nüüd Austria GP juurde. Red Bull Ring. Ahoi. Ja kui me lähme nagu meeskonna kaupa, siis tegelikult hästi palju on räägitud nüüd pärast seda, kui Kimi Antonelli oli hoos, pani siis vist 4 etappi järjest, eks ole. Et nüüd ongi, et championship ehk siis nagu maailmameistri tiitel on Kimi poolt nagu kaotada Toulouse, aga mõnes mõttes jah, ma arvan, Mercedes tõestas taaskord endiselt, nad on head, nad on kiired. Nende strateegia töötab. Ja, seekord nende strateegia töötas hästi, mootorid töötasid hästi, akud ei lagunenud ära. Neil oli tegelikult kogu selle upgrade'i paketis olid sees ka akud, uued akud. Ja täna muidugi seda uute akude paketti ei kasutanud Lando Norris ja Alex Albon. Kuna nad on juba, ütleme nii, et kui järgmine vahetus, nad kindlasti selle vahetuse teevad, aga see tähendab seda, et siis neil on nagu maksimum vahetusi on juba täis, järgmise eest nad siis nii-öelda juba maksavad mingisuguste kohtadega stardirivis. Et tegelikult Mercedes oli selles mõttes töökindel, natuke igav ja hea, kui me võime niimoodi kokku võtta. Ja George Russellil kindlasti läks olukord lihtsamaks, sest Kimi Antonelliga neil oli 15 punkti vahe, kui nad tulid siia, oli vist 15, eks ole? Ma ei ütle sulle peast neid numbreid ja ei, see pidi ikka tunduvalt rohkem olema. Mitte 15, jah. See on hea, kui see praegugi 15 on. Ma ajan jama praegu, nagu ikka mõnikord, sest minu meelest meil, värsked punktid on nüüd tulnud ka, 40 punkti vahe.
171 on Antonellil ja Russellil on 131 ja Hamilton nüüd kukkus kolmandaks, on 125 punkti. Aga mina ütleks niimoodi, et sõltuvalt, kuidas see Ferrari siin edasi toimetab, Hamilton on mängus sees endiselt, aga selja tagant ma arvan, et ka oranžid hakkavad mingi hetk asju mõtlema. Red Bull hakkab nüüd kaarte segama seal üleval, kui neil endiselt see tempo püsib, aga ma ei usu, et Max Verstappen seal on ikkagi juba lootusetu siukene, seal peab midagi väga teistpidi minema. Sa oled ikkagi suurusjärgus 100 punkti kaotad, et noh, ja tegelikult see etapp näitas ka, et noh, nad ütlesid, et kui me nüüd nagu saame selle upgrade'i õigeks, see on natuke nagu elu ja surma küsimus selle aasta osas ja toimis. Aga jah, et ma arvan, et selles punktis noh, veel ei hakata kindlasti Mercedeses tegema valikuid, et kes on 1 ja 2. Küll aga võib hakata asju juhtuma meil Ferraris, sest Lewis Hamilton, kõigepealt see sõiduvõit, eks ole, ta on, me eelmine saade rääkisime sellest ka, täiesti omast tsoonis ja ta on natukene minu jaoks nagu selline UFC võitleja, et ta nagu ennem ei jäta, kui ta on nagu tiimikaaslane, lebab vereloigus ja palub armu. Tead, miks Hamiltonil seekord hästi ei läinud? Mitte mingit upgrade'i ei toonud ta pruuti kaasa, ei muutnud ta soengut. Ta peab ikka mõtlema mingit uute kingade ehtega, piercinguga. Aga ma vaatan praegusel hetkel seda seisu. No, me vaatame nagu maailmameistrivõistlustel ka, et Leclerc'i kahjuks on see, et tema ees on veel Norris ja Piastri ka. Et tegelikult MM-i mõttes ta peab ka nendest mööda saama, ehk siis ta peab ka nendest sõitudes eespool olema. Jah, punktivahed küll on väiksed, aga but anyway. No jah, ongi Leclerc ja Norris on üks punkt on vahet. Aga kui me tänast ka vaatame, siis ju mõlemad McLarenid Leclerc'ist eespool ja sõideti mööda. Ja kui me täna hakkame vaatama seda, et kelle peale nagu Ferrari võiks mängida, kui me räägime nagu maailmameistri tiitlist, kindlasti on see tootjate tiitel on oluline, aga ma arvan, et väga paljud fännid nõustuvad meiega, et tegelikult see tootjate tiitel fännide jaoks ei tähenda mitte kui midagi. Meeskonnad saavad selle eest roppu raha, see on arusaadav, aga ausalt öeldes see, kes viimastel aastatel oli selge, et kas see oli nagu McLaren või vabandust, see oli McLaren või Red Bull, kes oli tootjate võitja, aga tegelikult ikkagi fännile läheb kõige rohkem korda see, kes on sõitjate maailmameister. Absoluutselt. Ja täna tegelikult, kui me vaatame seda, et Lewis Hamiltonil on piltlikult öeldes vaja 2 Mercedesest mööda minna ja kui Leclerc'i peale hakata mängima, siis on vaja nagu neid möödumisi palju rohkem teha ja mis on nagu minu meelest Ferraris on hästi huvitav, et ma nagu tõesti tahaks teada, mismoodi Fred Vasseur selle ära lahendab, et Hamiltonile selline abimees nagu Leclerc oleks praegusel hetkel ülivajalik selles olukorras. Ta aitaks nagu mingit punkte ära võtta vastastelt, ta on nagu selles mõttes ideaalne number 2 oleks, aga kes ütleb Charles Leclerc'ile, et kuule sõber, nüüd on nii, et sina oled number 2. Kas Charles Leclerc'iga on ka see lugu, et tuli siit meil ju kõrvallauast küsimus, et kui pikk on leping, ma ütlesin pikk ja minu mäletamist mööda seda ei ole avalikustatud, aga see on mingisugune 2030-ni. Jah, sinna kanti. Seal on muidugi võimalus, et mingisuguseks ülesütlemiseks kellelgi poolel, aga ma tahtsin, kas me tuleksime kuidagi alt üles nende tiimidega, kas meil Cadillacist on üldse midagi veel rääkida? Cadillacist, no jah, et selles mõttes nad panid nagu väga palju kuule rauda, aga ükski ei tabanud, sellest on natuke kahju, et ega neid upgrade'e, selles mõttes, kuna nagu cost cap, ehk siis nagu see kulutuste lagi on olemas, see nagu lõputult ei saa laduda neid upgrade'e sinna, no see on ju selge, eks. Et ma arvan, et see ühel hetkel lihtsalt saab nii-öelda nagu täis, noh, muidugi kindlasti võib-olla juristid natuke nuputavad, et kuhu reale mingisugust asja panna ja noh, ikka mängid välja. Lased kedagi lahti ja siis paned tema palga suuremaks. Ja, et mingisugune trikk seal kindlasti on, aga ma noh, ütleme nii, et nad on selles mõttes tublid, et nad tulid hästi iseseisvad, eks ole, mootor on ainult Ferrari oma, kõik muu on enda tehtud ikkagi sisuliselt nullist. Et selles mõttes nad on nagu tublid, aga jube raskelt tuleb ja noh, võib-olla see sõitjate valik selles mõttes oli hea, et ega nendel meestel nagunii enam midagi väga kaotada ei ole. Kui siis ainult jälgijaid Instagramis. No ei, Bottas oli ja võtab jälle püksid jalast ja ongi korras. Aga Williamsist me rääkisime, lihtsalt on kahju Aston Martini koha pealt, mul ei ole ka nagu midagi lisada. Hakkavad mingid upgrade'id tekkima. Ja, aga mul on küsimus, seal mul sama lugu sõitjatest. Alonso on lahe vana, ütleks niimoodi, võib sellist sõna kasutada, aga pigem mul on Adrian Newey'st kahju, kui üldse seal tiimist kellestki kahju on.
ma ei tea, millegipärast ma näen selles meeskonnas ikkagi mingisugust sellist potentsiaali, et noh, seal on see aga see aasta ma ei näe. Ei, see aasta on väga keeruline, aga ma just mõtlen nagu seda, et sul on nagu Newey, sul on nagu väga palju raha. Noh, natuke segav tegur on Lance Stroll, kes on sõitja, eks ole, et ta tegelikult võib-olla ma teen liiga talle. Kuule, see fun fact, mida sa alles välja ütlesid kõikidele vaatajatele, kui te võtate lahti F1 ametliku Instagrami konto, mida ma teen ka kohe sellepärast, et siis ma saan teile ausaid ja õigeid numbreid öelda. F1 Instagrami konto, ametlik konto. Nad just. Nad on teinud 33 000 postitust, neil on 43 miljonit jälgijat, nad jälgivad ise 110 kontot. Nad jälgivad kõiki sõitjaid 21. Sest 22. sõitja Lance Strolli ei follow F1 ametlik Instagrami konto. Et see on ma ei oska öelda. Kui see ei ole vihje isa Strollile, siis ma ei tea, mis on. Kuidagi väga selline julge statement, jah. Aga mul on mingisugune tunne, et noh, nüüd pidi olema, et siin ilmselt pärast seda suvepuhkust pidi tulema Honda poolt mingisugune engine update, eks ole. Ja eks nad on ju ainukesed ka jälle siuksed mootori mõistes ka mingisugused no ainukesed, kes Hondaga sõidavad, eks ole. Ei no üldse jah, okei, Audi sõidab iseenda mootoriga, on ju. Aga siukene väga kummaline suhe. Aga vaatame selles mõttes, et noh, mingid lootust on, kui Alonso käest küsitakse nüüd aina rohkem ja rohkem seda, et kuidas sa ikkagi selle autoga sõita saad ja kaua sa sõidad, siis ta nagu ütles, et ei, et ma nagu ikka veel lähiajal teatan, et mis must saab, mis ma edasi tegema hakkan, aga kindlasti ma jään Aston Martiniga seotuks. Et noh, andis sellise väikese krüptilise vihje. Haasid on meil, keda me pole üldse maininud. Jah, Haasid ehk siis Esteban Ocon ja Oliver Berman, et suutsid ka täna kuidagi nagu niimoodi nähtamatult sõita, et eks need võistluste hästi palju sõltub sellest tegelikult, mida meile ju teleekraanil näidatakse ja täna nagu režissöör keskendus pigem sinna ette otsa, et neid teisi alpiine ja kõiki näidata seal all niimoodi väikses aknas, eks ole. Et põhiasi oli ikkagi seal eespool. Aga jah, et näis, mis seal saab, hästi huvitav oli see, et kui oli see, me ütleme nüüd selle mitte Itaalia, vaid Jaapani võidusõitja nimi, kes oli vabatrennis, sõitis Haasiga. Hirokai. Jah. Täpselt, kamba peale saime kokku. Ilmselt ta ise võib-olla ei tunneks ennast ära, kui me seda nime talle ütleksime, aga ma kurvastuseks ütlen, et ta ei vaata ka meie podcasti. Never say never, aga tema puhul on ju see, et ta tegelikult ta on läbi ja lõhki Toyota ja tema vabatrennis osalemine ei ole isegi mitte niivõrd palju see, et anname noorele võimaluse, sest ta on noorest kaugel juba, aga seal ongi niisugune vihje, et äkki ikkagi siis nagu Toyota nüüd ühel hetkel tuleb tagasi F1, et ega see TGR-i või GR-i reklaamid seal mootori katte peale, ega need nagu juhuslikud ei ole. Järjest suuremaks lähevad. Ega Hirokai nii-öelda nagu testisõitjana ei ole ka nagu juhuslik, et mine tea, võib-olla näeme Toyotat uuesti tagasi tulemas, et kui Gene Haas mõtleb, et oleme siia projekti nagu hullult raha matnud küll, et äkki nüüd tõmbaks mingi kasumi ja müüks selle bändi maha. Ei tea, aga täna olid jah nagu pigem sellised nagu mis meil tiimide arvestuses üldse hooaja seis on? Tiimide arvestuses on selline, et Mercedes tuleme sealt alt. Cadillac on 0 punkti peal, sest neil see 1 punkt võeti ära. Ja Aston Martin on punkti peal. Wow. Audil on 2 punkti ja need nad said Melbourne'ist. Hästi palju erinevates podcastides kõik ütlevad, et Audi ei ole suutnud endiselt pärast Melbourne'i ühtegi punkti tuua. Nii on. See on Williams, kes on kuidagi saanud 11 punkti, on olnud sähvatusi ja ongi Haas, Racing Bulls ja Alpine ja tegelikult selles mõttes tuleb tunnistada seda, et ma just kuulasin väga kihvti intervjuud Flavio Briatorega. Ma soovitan, kas see oli äkki F1 Nationis vist, leiate ülesse. Me soovitame ühte teist veel, millest me saame kohe ka rääkida tegelikult, Niko lugu. Ja see, mis moodi tegelikult ta rääkis sellest nagu Alpini meeskonnast ja mingisugune teine tüüp, kes enne teda oli seal olnud ja et tema arvas sellist asja ja siis Briatoria talle omaselt, ma ei tea, kes ta on, ma ei ole temaga kunagi kohtunud ja mis ta ütles, on täielik vale. Ma ütlen teile, kuidas asjad käivad.
ja noh, siis kui ta nagu Briti ajakirjanikuga rääkis ja siis oli see koht, kus ta palkas omal ajal ju tegelikult tõi Renault'sse, tõi Alonso ja siis Briti meedia ja sellega tulemus oli Button sai kinga ja siis Briti meedia oli tagajalgadel ja siis ta muidugi selle ajakirjanikule ütles ka ja te ei teadnud mitte midagi ja ma teadsin juba siis, et Alonso on hea. See ajakirjanik ütles, no jah, et jah, me nagu ka ütlesime, te ütlesite pärast, kui ta oli juba esimesed võidud kätte saanud. Et noh, ma soovitan, see on nagu selles mõttes väga hea podcast. Ja teine vaatamine on Nico Rosberg. Ja see oli siis High Performance'i podcast. Nico räägib ja no ikka selles mõttes ta räägib sellest nii-öelda ta räägib suu puhtaks. Suu puhtaks, jah. Kui ma päris ausalt ütlen, mulle natuke jättis nagu sellise mulje, et võib-olla ma olen ülekohtune, aga mida sa alad? Ei, nõus, siukene rassellik ving oli võib-olla, aga samas oli lahedaid asju ei, no, tõi välja. Faktid oli teada, Schumacher ei teadnud mu nime, eks ole, või ei kasutanud mu nime, kindlasti teadis, eks ole. See, mismoodi Schumacher põhimõtteliselt enne sõidu Ajumänge mängis. Läks WC-sse, pani ukse kinni ja minut enne starti tuli WC-st välja ja samal ajal pidi siis Nico Rosberg ka käima WC-s. Trampis vastu ust, ta ei teadnud, kes seal istub. Tähtsõnaga härra tuli väljus. Tuletame meelde, see oli veel ajastu, kus polnud nutitelefone. Schumacher lihtsalt istus vetsus. Lihtsalt istus, et see oli, seda ma soovitan kuulata. Et jah, minu jaoks natuke nagu oli see, et noh, ma saingi aru, et see oli nagu tohutu. Ta hästi palju räägib sellest nii-öelda nagu vaimsest pingest ja kõik. Aga kui me täna nagu vaatame, et kui sa tahadki tipus olla ja kui sa tahad olla mitmekordne maailmameister, siis sa peadki selle vaimse pingega toime tulema. Aga sellest hoolimata tema on maailmameister. Ta on maailmameister ja ta võitis Lewis Hamiltoni, mis tegelikult ei ole kindlasti lihtne tegu. Nad on 2 peale maksnud ühe avarii kinni. Kui Toto Wolff ütles, et see jama lõpeb ära ja selle asja kulud maksate 2 peale ära ja siis ta ütles selle numbri ka 360 000. Et noh, okei, me nüüd natuke nihkusime sellest kuidagi, kuidas me Alpiinist sinna Nico Rosbergi juurde jõudsime? Ei, me läksime Flaviosse, et Flavio podcast ja siis tuli kohe Nico ka meelde. Ja, aga siis on jah, veel Red Bull Racing, Red Bullist me tegelikult rääkisime. Pigem vist hakkab tunneli lõpus mingit valgust paistma. Ja... Kindlasti, sest et kui nüüd vaadata seda, siis ega nii ongi. Alpiinist nii-öelda 2-kordsete punktidega on nad eest ära ja see esimene ots, no ma ei tea, seal pigem on küsimus, et kes on 3-4 ja kes on 1-2 hooaja lõpus, sest ma nagu ei näe seda, ma ei tea, kas see McLaren võib, samas need punktivahed ei ole veel nii retsid. Seal me räägime mingist 50 võib-olla. No jah, ütleme nii, et kui praegu Mercedes Ferrari ees juhib selline suurusjärk 98 punktiga, eks ole, et siis see on juba päris korralik vahe. Ja samal ajal 204 versus 159, siis Ferrari ja McLaren. Ei tea jah, aga kui me Red Bullist räägime, siis tahest tahtmata aeg-ajalt tõuseb jälle pinnale see teema, et mis siis Max Verstappen aasta lõpus teeb, mis ta edasi teeb. Ja jutt ongi olnud see, et ilmselt ma arvan, et tema lepingus on täna selline klausel, kus ta oli 7 vist. Ja võib-olla tõuseb sealt natukene. Et kindlasti see ei ole see koht, kus ta tahaks aasta lõpuks olla. Nii, mis annab talle kindlasti võimaluse Red Bulli lepingust, mis kestab muidu aastani 2028, varasemalt nagu välja astuda. Ja tegelikult on hästi aus vastus on see, et ainuke koht, kuhu ta tänase seisuga, kui nüüd selle aasta lõpust räägime, võib-olla pikas perspektiivis oleks nagu Aston Martin ka mõeldav, kuna seal on võimalust on nagu tohutult. Siis lihtsalt ma kardan, et ta ei suudaks ühte aastat niimoodi sõita nagu Alonso ja Alonso nagu Bottas ja Perez ja nii edasi. Ehk et tegelikult on ainult Mercedes ja samal ajal Antonelli, ma arvan, et tema on täna nagu Mercedesega laulatatud, et Toto elu sees ei tee seda lükket, et ta nii-öelda nagu, see peab olema mingi väga suur raha, mis talle makstakse, kui ta poisi maha müüb. Aga George Russell, ma ei arva, et ta nagu seal nagu tohutult kindel kohal on. Ja ta on tulnud läbi selle süsteemi, ta Williamsis olnud, ta kaebas ka seda, et ma olin Williamsis liiga kaua, ma oleks pidanud varem Mercedes saama. Aga ja ütles ka, et minu tulevik on Mercedesega kindel ja mul on selline leping, aga me teame kõik täpselt, et F1-s on leping selleks, et seda muuta. Ja kui ilmub turule selline vaba sõitja nagu Max Verstappen, ma olen täiesti veendunud, et Toto Wolff nagu viskab selle vana mängu asja täiesti südamerahuga minema ja ütleb, et nii, Max, sina sõidad Kimiga koos. Vot see on nagu selleks nagu tohutud nagu plahvatus. Aga ma ei kujutaks sellist tiimi tegelikult ette. Mina millegipärast mängiks nendele kaartidele, et kui Max
Red Bullist lahkub, siis ta lahkub ka Vormel 1-st. No see oleks nagu vormel 1-le päris korralik pauk tegelikult. Aga me võime ju sinna asemele saada uue Kimi Antonelli, me ei tea seda. Jaa, seda küll, aga Kimi Antonelli ei ole maailma parim võidusõitja. Max Verstappen on. Ja naisel on maailma parim võidusõitja. Ei, aga tekib küsimus, see on alati see põhiküsimus, miks maailma parim võidusõitja ei sõida vormel 1-s? Aga äkki... See on nagu sarjale on tegelikult maine mõistes, see on nagu päris halb. Me ei saa öelda, et ta on maailma parim võidusõitja. Vaata nüüd korra sellele nädalavahetusele otsa. Meil oli Spaas 24 tunni võidusõit GT autodele, seal samal ajal olid alamsarjad, support-sarjad on ju, kus Gregory Eets sõitis McLareniga. Neid häid võidusõitjaid ja võib-olla maailma parimaid on veel. Mina ikkagi jääks selle juurde, et ta on üks parimatest vormelisõitjatest. Ei, maailma parim. Praeguse hetke maailma parim. See võib muutuda. Me oleme alati mõelnud, et sellist asja. Nüüd ma ka meietan ja meid on ju. Et meil küll pole täna Silver siin kaamera juures ja helipuldi taga. Meil on Kristjan. Et mingil hetkel on vaja ka podcastis otsustada, et kes on number 1 ja kes on number 2. Mind juba ühe korra on Silver asendanud. Aitäh vaatamast. Järgmise korrani ja kus me kohtume? Me kohtume Suurbritannias juulikuus. Jah, Rally Estoniaga sama nädalavahetus. On ka või? 17. Ei, no kuule, see on alles Spa, siin on vahepeal üks veel. Tuli just välja, et keda järgmine kord asendame. Et kui kellelgi on huvi, siis see tool jääb vist vabaks. Oli tore. Tšau. Imeline.